kellel on võimalik. Ja täna on meil külaliseks Kristi. Kristi Rahulaan, kes minu jaoks on mega inspireeriv inimene. Ja Kristist, kes veel ei tea, siis Kristi on kahe väikese lapse ema. Tal on Meisi, kes on natuke üle aasta, paar kuud, ja Leon, kes on kohe saamas kolmeseks. Aga selle kõige kõrvalt Kristi avas nüüd just hiljuti melekohviku ja tegelikult see mele ajalugu läheb natuke kaugemale juba, aga sellest Kristi ise räägib. Aga mis minu jaoks Kristi juures on täiesti hämmastav, on lihtsalt see, et kuidas ta nagu kergusega lihtsalt kõike teeb ja isegi kui on raske, siis ta ei otsi kunagi vabandusi, miks mingid asjad on tegemata või miks ei jõudnud või lastega on minu arust eriti lihtne neid vabandusi leida. Aga ta kuidagi kõik asjad saab tehtud ja siis just hiljuti ütles, et kuidagi aega on veel üle ka, et peab otsima, et mis ma veel nagu teha saan. Ma ei kujuta ettegi, et kuidas saab kahe väikse lapse kõrvalt ja kohviku sellise rannimise ja käima tõmbamise kõrvalt lihtsalt olla selline hetk, et noh, mis ma nüüd teen. Et ülilahe. Nii et minu suur inspiratsioon, Kristi, ja aitäh, et sa leidsid aega meie jaoks. Ja tere kõigile. Ülilahe. Et ma kohe tahakski siis küsida, et mina tean natuke rohkem seda taustalugu, aga teised ei tea, et räägi, Kristi, et kuidas siis sa jõudsid selleni, et sa sellel suvel avasid päris enda kohviku siin Tartus? No see algus tegelikult selle kohvikul läheb aastasse 2022. Jah, 2022 sügis, kus ma siis ühe tuttavaga avasin Ülikooli tänaval kohvik 2 ehk siis see oli selle Melee algne nimi, millest see kõik alguse sai. Aga see sai ka nagu niimoodi alguse, et tuttav siis lihtsalt rääkis mõttest, et võiks teha midagi. Ja minul siis oli alati nagu unistus, et ma tahaks teha. Sellel hetkel ma olin siis suurema poisiga kodus. Meisist ma veel ei teadnud midagi sellel hetkel. Ja siis suvel nagu mõtlesingi, et Leon oligi just aasta saamas ja ma mõtlesin, et ma ei taha nagu ainult kodus olla, et ma tahaks midagi nagu veel teha. Ja siis tuli kuidagi lihtsalt pärast seda lauset välja öeldes see idee, et teeks seda kohvikut. Ja ma ei tea, vist ei olnud isegi nädalat, kui ma ütlesin, et jah, et teeme. Ja siis, kui me olime ettevõtte ära loonud, siis nädal hiljem ma sain teada, et ma ootan Meisit. Ja siis oli küll korraks, et okei, et kuidas nagu saab. Aga sai ja esimesed kuud me siis lihtsalt toimetasimegi seal kahekesi ilusti ja Ülikooli tänaval oli meil siis ainult nagu kaasamüük. Ja pigem nagu ainult sellised pannkoogid ja saiakesed. Ja ma arvan, et vist oli mingi 5-6 kuud, siis me nagu otsustasime, et kuidagi see koostöö meil ei sobi ikkagi omavahel ja meil on natukene erinevad visioonid ja mõtted sellest. Ja siis ma otsustasin, et ma jätkan üksinda. Ja saime siis sõbralikult kokkuleppele ja jätkasingi siis üksinda. Ja tegelikult sellega oligi see, et notar oli mul üldse sünnitusmajas, et Meisi sündis siis 8. mail ja 9. mai hommikul oli mul siis notar, nii et Meisi oli süles ja mees oli kõrval ja siis olime seal perepalatis ja tegime veebi teel notarit. Ja siis saigi see ettevõte täielikult minu nimele. Ja siis küll kodus olles see reaalsus jõudis kohale, et kuidas nüüd nagu saab, et eks ma algul ei saanud ju kohe kuhugi ise minna, et pidin mõnda aega kodus olema ja siis üritasin seda kõike nagu toimima panna.
aga eks seal meisi oli võib-olla juba mingi kuune, siis ma olin seal kõhukotiga seal leti taga, sest töötajaid oli puudu ja siis oli vaja kuidagi toimimas hoida see. Aga mul oli ikkagi nagu kogu aeg seal suvel nagu tunne, et see ei ole nagu minu asi ja mul oli hästi palju nagu kahtlusi, et ikkagi peaks selle kinni panema ja et mul on alati nagu visioon olnud sellest, et ma tahan enda kohviku teha, aga see nagu ei olnud päris nagu kohvik minu jaoks, et oligi lihtsalt nagu see kaasamüük ja lihtsalt nagu pannkoogid ja seda nagu muud poolt oli nagu vähe. Ja siis oli see kohvik 2 oli ka nimi ja see 2 oligi nagu sellest tulnud, et 2 omanikku ja 2 unistust. Et see ka nagu ei kõnetanud mind enam. Ja siis, kui ma olin suve lõpul reisil, siis mul kuidagi lihtsalt tuli see mõte pähe, et ma peaks esiteks kohviku nime ära muutma, et lihtsalt see nagu äkki muudab selle kuidagi, et see on rohkem minu oma, sest ma lihtsalt ei tundnud, et see on minu oma. Ja siis oligi oktoober ehk siis nüüd sügisel saabki aasta sellest, kui ma nagu muutsin nime ära, ehk siis see Mele bränd. Ja see Mele nimi nagu tuli mul oli üks idee ainult, et mis ma selleks nimeks panen ja see tuligi nagu see Mele ja see on siis mu laste nimedest Meisi ja Leon kokku panduna ja kuidagi juhuslikult minu arust sellel on selline prantsusepärane kõla ja mul on alati unistus olnud prantsusepärane koht teha ja kuna mul endal lihtsalt Prantsusmaa väga meeldib ja kõik, mis on Prantsuse köögis. Ja siis saigi see nagu ära muudetud, aga kuidagi ikkagi see tunne nagu ei läinud üle, et ma tegin päris suure siukse avaürituse selle brändi muutmisega, aga nagu koht jäi samaks ja tooted jäid üsna palju samaks, et mingeid kondiitritooteid ma nagu mõtlesin sinna juurde, aga üldiselt jäi nagu samaks, aga ikka oli nagu tunne, et see ei ole nagu päris see, et ei olnud seda nagu motivatsiooni võib-olla nii palju teha seda, kui võiks. Ja siis mul tuligi ikkagi see mõte, et ma pean kolima kuhugi suuremasse kohta. Aga eks see oli nagu katsumus, sest Tartus väga neid kohti ei ole. Et ma käisin siin vaatamas mõnda üksikut, mis siis oli, et see, mis siis nagu lõpuks valituks osutus, see Pepleri tänava oma põhimõtteliselt oligi vist ainus, mis siis lõpuks nagu jäi valikuks, sest lihtsalt teistel olid mingid vead, mis nagu üldse ei sobinud. Ja tegelikult see Pepleri tänava oma oli ju 2 aastat üleval umbes vist ja kedagi sinna nagu ei läinud. Ja sellepärast mul oli nagu kahtlusi, aga ikkagi, kui ma nagu läksin seda vaatama ja mõtlesin nagu kõik läbi, et kas seal annab nagu mingit seinu juurde ehitada ja asju muuta, et see kohvikuks teha, siis lõpuks ikkagi nagu otsustasin, et ma proovin. Ja siis ma sain vist selle aasta maikuus ma sain võtmed vist kätte ja ma tahtsin juunis siis avada. Ehk mul oligi kuu aega, et sellisest tühjast kontoriruumist nii-öelda teha kohvik. 2 nädalat me olime siis täiesti kinni ja muidu oli see, et 2 nädalat olime veel ülikooli tänaval lahti ja siis ma toimetasin seal ja siis 2 nädalat olime täiesti kinni. Ehk siis 2 nädalat oli see, kus mul oli ka kõik nagu asjad olemas, ehk siis tehnika, mis ma ülikooli tänavalt ära tõin. Ehk 2 nädalaga ma pidin kõik siis paika saama, mingid värvid, seinaehitused. Ehk siis selleks, et kui ma kõik mööbli asjad toon, et siis peab tehtud olema. Õnneks mul oli nagu vanemad abis sellega, et nad hoidsid lapsi ja siis elukaaslane Joel ka palju aitas, aga eks enamus oli ikkagi kuidagi minu õlul, sest mul ei olnud tegelikult nagu selleks hetkeks otseselt välja mõeldud, et milline see kohvik nagu sisustuse poolest olema peab, et kuidagi see oli täiesti teistsugune ruum, mis mul võib-olla ei olnud kohe nagu silme ees, kui ma olin midagi ette kujutanud. Aga mul endal nagu oli mõttes see, et ma tahan teha nagu roosat ja ma väga ei rääkinud kõva häälega sellest kellelegi ja siis ma läksingi värvi üksinda valima ehituspoodi, nii et valisin roosa ja siis saatsin
Joelile pildi, et roosad seinad tulevad, et ma kuidagi tahtsin kõike seal teha nii, et ma ei küsi kellegilt mingit arvamust enne, kui see tehtud on. Et ma päriselt tunneks, et seal on minu jaoks nagu kõik asjad olemas, mis ma nagu tahan. Eks palju asju praegu ka on veel puudu, et mis veel tulevad, aga kuidagi kõigi otsuste tegemisel tahtsin ise otsustada nagu 100%, et ma nagu üheski asjas ei kahtleks. Et siis nagu nüüd on nagu tunne see, et see on päriselt see koht, mis ma nagu kunagi väiksena juba nagu mõtlesin, et mul võiks olla. Ülilahe, nii et põhimõtteliselt 6 aega sellest, et võtmed kätte kuni selleni, et uksed avatud ja tegelikult sul oli ju vaja ka palgata sinna töötajad, et ega sa ei saanud enam siis ju niimoodi, et sa üksinda. Ja selle kuu aja sisse mahtus see, et mul oli enne 4 töötajat, 4-5 natuke vaheldusse ja siis praegu mul on üle 10. Ehk siis sinna 6 aja sisse mahtus see, et ma pidin nii-öelda väiksest pannkoogi ja kondiitrikohast tegema kohviku. Meil algul oli veel nagu selles suhtes õhtumenüü ka, et siis kõik need menüüd tegema, kokad otsima, pagareid juurde, teenindajaid juurde, et kõik see pidi mahtuma sinna 6 aja sisse. Ehk siis unetunde väga seal kuus ei olnud. Enam ei mahtunud. Jah, neid ei mahtunud väga sinna, aga sai tehtud. Magasin järgi. Ülilahe, et ikkagi kui visioon on paigas, et mis kõik on võimalik, on ju 6 aega ära teha. Töötajad, sisekujundus, menüüd, kõik asjad, turundus ja pluss siis see, et sul reaalselt ikkagi 2 väga-väga väikest last on ju, kes väga tahavad sinu tähelepanu saada pidevalt. Eks seal oligi mõnel õhtul oligi see, et lapsed olid lihtsalt kaasas, siis seal koristasime ja nemad aitasid kaasa ja panid asju kokku ja et ma üritan üldse hästi palju kaasata neid, et kasvõi praegu, kui ma lähen kohvikusse kas siis tööle või lihtsalt mingid, ma ei tea, tööintervjuusid tegema, siis mul päris tihti on nagu Meisi kaasas, sest Leon käib lastehoius juba. Aga Meisi on nagu kogu aeg mul kaasas igal pool. Jah. Milline businesswoman tuleb sealt. Jah. Oskab juba lasteaias tööintervjuusid teha. Väga mega inspireeriv ja teil on ju seal ju lastenurk ka on täitsa armas, et saab kaasa. Ülilahe, aga kui sa ütlesid, Kristi, et sul on väiksest peale olnud see visioon, et mis see sinu visioon siis on olnud või mis see visioon oli sellele kohvikule? Kas see on muutunud ajaga nüüd selle pika ajaga, selle mõne kuuga, mis on avatud? No, võib-olla kõige algne visioon, mis mul nagu, millest see kõik nagu alguse sai, oligi ikkagi see, et ma tahan teha mingit sellist kohvikut, kus ongi hästi palju kondiitritooteid ja just see nagu kookide pool oli nagu võib-olla sihuke esimene mõte, mis mul väiksena tekkis, sest mulle endale nagu väga meeldib ka küpsetada just kooke ja nagu kooli ajal ma kellelgi sünnipäev oli, siis ma viisin mingi tordi kooli üllatuseks ja nagu, et see oli sihuke algne mõte, et ma tahan teha mingi koha, kus on hästi palju kooke ja sellise mõnusa kohviku, et võib-olla see muu söögi pool tuli nagu hiljem. Aga see algne oli jah, et oleks ikka mõnus kohvik, kus saaks nagu perega tulla ja lastega tulla, et see oli sihuke algne ja kõik muu, mis siis nagu edasi tuli, et ma tahaks ka, et seal oleks see brunch ja võib-olla veel rohkem see, et kui mul endal lapsed tulid, siis tuli see, et ma tahaks, et oleks koht, kus nagu saab sõpradega tulla, kus saab lastega tulla, kus on nagu lastele sobivaid toite, kuidagi see õhustik on lastele sobiv ja ongi näiteks see, et saad kärudega tulla, et on esimesel korrusel ja suured uksed, et sa mahud käruga sinna sisse. Et sellised nagu emadele mõeldud nagu nii-öelda hüved, et sa saad kas või laua kõrvale selle käru panna, et mahub ilusti, et sellised asjad nagu olid seal nagu unistuses.
ja eks sellised nagu toitude koha pealt asjad on tulnud nagu palju ilmselt reisimisest, et kui ma olen kuskil käinud, siis ma üldiselt valingi sihuke turism ja kultuur või no just see kultuuri pool, et mingeid ehitisi ja maju ma nagu võib-olla vaatan vähem kuskil reisil olles ja käin muuseumites, et ma pigem käin hästi palju söögikohtades. Et kui ma kuhugi lähen, siis ma vaatan järgi, et kust saab head sööki, et muud ma nagu väga ei vaata järgi, et muu võib-olla tuleb seal kohapeal. Ja teil väga paljud koogid või kas kõik koogid on sinu välja töötatud lausa? Ei, kõik ei ole, et mõned on ja sellised ma olen nagu enda soove nii-öelda maitsete koha pealt öelnud, aga noh, põhiliselt, mis meil kohe algul tulidki, olid nagu ekleerid, mis on nagu Prantsusmaalt, et siis neid maitseid me kogu aeg nagu tiimiga koostöös nagu arendame. Et neid ikkagi tuleks uusi, et need on klientidele nagu väga hästi või noh, väga meeldivad, et eriti kui on uusi maitseid ja siis samamoodi makroonid, et neid on samamoodi võimalik nagu hästi palju erinevaid maitseid tuua ja kogu aeg vahetada, et need on sellised kaks põhilist ja siis kõiki muid nagu mingeid kooke, saiakesi, neid me nagu koostöös, et noh, mõned on täitsa minu välja mõeldud, mõned on mõne kondiitri poolt ja mõned siis on täiesti nii, et meil ongi mingi koosolek ja siis mõtleme midagi, et võiks midagi uut teha ja kõik ütlevad oma ideid ja siis sealt sünnib midagi nagu uut. Ülilahe ja need tõesti on mega maitsvad, et see on uskumatu, kui head need koogid kõik on. Ja lõuna ka, et ma just eile käisin söömas ja mõtlesin, nii tore, et ma lähen nagu lõunat sööma ja samas mul on selline tunne, et ma söön nagu restorani sööki, et see näeb lihtsalt nii ilus välja, nii tervislik ja nii maitsev, et kuidas iganes sa oled seda teinud, aga tõesti, seal on sellist hõngu, et see on väga eristub nii-öelda teistest toidukohtadest. jah, mul ongi nagu hästi oluline on see, et muidugi, et toit maitseks hästi, aga just see nagu väline pool ka, et nii menüüs olevate toitude koha pealt kui ka nagu letis olevate, et ma noh, nüüd näiteks suvel algul hakkasin kodus neid lilli kasvatama aias, neid, mis on söödavad õied ja siis, et neid nagu just kohvikus toitudele ja jookidele panna. Et muidu need on nagu väga kallid, kui kuskilt tellida, aga siis, kui kodus ise kasvatad, siis ei ole nii kallid. Nii et oma väike melelilleaed on ka jah, olemas. Ja nüüd on talveaeda vaja vist, et kui nüüd suvi läbi saab. jah, et aastaringselt saaks lilli panna. Ja ülilahe, aga mis on olnud, Kristi, sinu jaoks selle kohviku avamise juures nüüd sellised ka rõõmud ja rõõmsad positiivsed üllatused, aga samas, mis on olnud ka sellised suurimad väljakutsed, milleks sa võib-olla ei olnud valmis, sest päris sa oled kohvikus töötanud, on ju, aga selline kohviku juhtimise kogemust päris sellisel kujul on ju sul vist varasemalt või olnud. jah, eks see nagu kõik oli väljakutse, sest tegelikult mul nagu üldse nagu ettevõtluskogemust, juhtimiskogemust ei ole ja kõik on nagu tulnud nii-öelda jooksvalt, et ma olen lihtsalt kõike nagu õppinud ja mingitest olukordadest õppinud ja ma arvan, et ma olen siin noh, peaaegu siis 2 aastaga ikka väga palju arenenud, et kui ma algul ei saanud nagu üldse aru, et mis ma pean tegema ja nagu noh, toitlustus üldse, kui ma mõtlesin, et teen kohviku, oh tore, lahe, siis nagu üldse ei mõelda, et seal on nagu nii palju väikseid asju, mis sa pead nagu tegema. Et kui mõtled, et noh, kuludeks ongi mingi tööjõud ja tooraine ja rent, siis seal on nagu väga palju väikseid kulusid ja kõiki mingeid lubasid, mis sa pead taotlema ja et seda protsessi mul ei olnud üldse aimugi, et mingit ei arvestanud ja ei osanudki arvestada, et see on nagu kõik jooksvalt tulnud ja noh, nüüd isegi kui ma kolisin, siis ikka oli nagu nii palju mingeid kulusid, mis ma nagu polnud arvestanud, et tekivad. Aga võib-olla, mis sihuke veel hästi suur väljakutse oli see, et ma olen vist hästi usaldav inimene ja nagu see saigi võib-olla mulle kohe nagu algul selliseks tagasilöökiks see, et nagu
liiga kergesti ilmselt usaldan inimesi, kas siis selle esimese partneri suhtes või siis ka töötajate suhtes, et kui nagu uusi töötajaid palkasin, siis võib-olla liiga kiiresti usaldasin, et lihtsalt selle esmamulje pilgul, et tundus tore inimene ja nagu hakkasin kohe usaldama. Et tegelikkuses nagu ei tohiks, et usaldaga kontrolli et see on võib-olla sihuke kõige suurem asi, mida ma õppinud olen selle 2 aasta jooksul, et aga noh, ma pean vaeva nägema sellega, et ma tunnen, et ma lihtsalt loomu poolest olen hästi usaldav inimene ja võib-olla näen inimestes esmapilgul ainult head ja tahangi näha ainult head. Aga rõõmud kindlasti see, et nagu ma päriselt sain nagu tehtud selle ja nüüd ma lähen ikkagi nagu väga hea tundega sinna kohvikusse, et ma nagu tunnengi, et see on minu kohvik ja kodus ka nagu lapsed või noh, Leon meisi veel ei räägi, aga Leon ütleb, et lähme emme kohvikusse ja tahan roosat makrooni ja et nagu need on nagu nii toredad hetked. Et lapsed nagu teavad ja tunnevad ennast seal nagu kodus, et noh, ma ise nagu tunnengi, et see on mul 3. laps nii-öelda ja siis, et ma tahangi, et mu pere nagu tunneks ennast ka seal hästi ja muidugi nagu kõik tunneks hästi, et see, kui teised sõbrad või kliendid kirjutavad tagasisidet ja kui neile midagi väga maitses, siis noh, see on mega. See nagu kohe iga siukse mõtte nagu, mis on vahepeal tulnud, et nagu mega raske on ja ei saa ikka hakkama sellega, siis nüüd vahest loengi lihtsalt mingeid tagasisidesi või et keegi on midagi kirjutanud, siis see kohe nagu muudab päeva paremaks. Kas on tulnud ka selline mõte, et aitab kõik, ma keeran selle ukse seal lukku ja ei taha enam sellega tegeleda? Ja ei, no nagu kogu selle aja jooksul on ikkagi nagu päris palju seda tulnud. Kasvõi see, kui ma mingi sünnitusmajast koju tulin ja siis mõtlesin, et issand jumal, et mis ma nüüd teen, et nagu, kus ma alustan. Aga võib-olla kõige rohkem neid mõtteid on ikkagi tuli selle 1 kuu jooksul, kui ma seda uut kohta tegin, sest see oli lihtsalt nii stressirohke periood ja ma arvan, et üle päeva ma mingi kodus õhtul nutsin, etsin Joelile, et nagu, kas ma ikka teen seda ja nagu hästi palju kahtlesin endas. Et õnneks Joel on nagu selles osas nii toetav, et ta ütleb, et nagu teed küll ja ei jäta pooleli ja noh, kogu aeg on mul nii-öelda selja taga ja lükkab mind edasi. Kuidas sa tunned, et palju, mulle tundub, et see on hästi palju toetanud ja aitanud, et selline inimene su kõrval on. Aga näiteks, kui kellelgi ei ole sellist toetavat kaasa, mis sa soovitaks talle, et kuidas leida seda jõudu ja motivatsiooni iseendas nende rasketel hetkedel? On sul veel mõni selline nipp, mida sa oled kasutanud? Noh, emadel on väga lihtne, et nagu lapsed, et minu jaoks ongi nemad nagu kõige suuremad motivaatorid, et ma tahangi nagu neile näidata, et tuleb nagu vaeva näha enda unistuste nimel ja töötamine nagu, et peab, mitte et otseselt peab töötama, aga nagu peab nagu vaeva nägema. Ja ma arvan, et noh, ma olen praegu juba neile väga palju näidanud, et peab nägema nii-öelda vaeva ja tööd tegema ja kuidagi ma ei ole tundnud seda, et ma ei tohiks seda teha või et ma kuidagi võtan nagu seda aega ära, mis mul lastega on ja teen hoopis tööd. Ma kuidagi tunnengi, et see on mul nagu 3. laps. Ja ma võtangi nagu lapsi kaasa sellesse protsessi, et siis nagu ei teki seda loobumismõtet võib-olla nii palju ja enam arvan, et ei tekigi, et nüüd ma olen nagu ikka väga kindel selles, mis ma teen. Aga jah, et kui ei ole nagu kõrval kedagi nii toetavat, siis ikkagi peaks leidma nagu kasvõi mingi sõbranna või noh, sinu coach'ina, et üksi on nagu mega raske, et mind, ma arvan, et ikkagi see, et mul on ümber inimesed, kes toetavad, on nagu aidanud, et üksi ma ei oleks vist nagu teinud
ei saanud hakkama sellega, et, et üksi on väga raske, aga kindlasti saab. Aga laste kõrvalt üksi on nagu väga keeruline. Sina saad kõigega hakkama, et üksi või toetusega, on ju, et Kristi läheb kõigest läbi. Aga kas on mingid süsteemid, mis sa oled loonud, mis sa tunned, et on aidanud, et kas siis kohviku juhtimisega seoses, kuidas sa üldse nii-öelda laveerid selle pere ja kohviku vahel, et mis süsteeme sa oma ellu oled loonud, mis sa tunned või kas oled toetanud? Kuna me nagu Joeliga mõlemad oleme sellised hästi ettevõtlikud, kogu aeg on 10 erinevat asja laual ja me ei oskagi nagu nii-öelda puhata vist, et me kogu aeg mõtleme mingeid uusi ideid, kasvõi siis mingi kodus, et midagi on uut sinna vaja teha või siis töömõtteid ja mingeid uusi ettevõtteid. et sellised, me oleme selles suhtes hästi sarnased ja see nagu võib-olla sellise koduse elu muudab ka lihtsamaks. Aga noh, me oleme ikka nagu mingid asjad ära jaotanud, et kuna on 2 last, siis noh, mõlemal on nagu mingid kohustused, olgu selleks see, et näiteks Joel viib Leoni hoidu hommikul ja mina siis lähen järgi, kuna tema nagu nii läheb tööle ja mina üldiselt töötan nagu kodust. Et siis see on ja näiteks see, et me nädalavahetustel ikka ei tööta, et selle me oleme nagu üldiselt omavahel kokku leppinud, et kui noh, mingi tõesti SOS olukord on ja midagi on vaja teha, et siis on nagu okei, aga pigem nagu me nädalavahetustel ei tööta. Ja et seda, noh, meil ongi ka 2 nädala tagant näiteks käime kahekesi väljas Joeliga ja 2 korda kuus on meil sellised perepäevad, mis me nagu kordamööda korraldame. Et me oleme nii-öelda ise loonud jah, mingid sellised hetked, et meil tekiks need, et meil oleks lastega aega, et meil oleks omavahel aega ja me panemegi nagu kalendrisse üksteisele kirja. Ja meil on meeldetuletused, et nüüd sinu kord on date night'i teha, sinu kord on perepäeva välja mõelda. Et see on meid nagu aidanud, et meil on nagu nii tööaega, kui meil on seda oma aega. Sest noh, muul ajal on selles suhtes kõik nagu segamini, et päeval üritad vahepeal nagu, et pead lapsega olema, siis teed tööd, siis on laps üles, teed mingit koosolekut. Et muul ajal on sihuke segadus paljugi, aga just mingid asjad on meil nagu kokku lepitud, et nagu nii me teeme ja nii meile nagu toimib, et meil peabki olema nagu kalendris kirjas, et meil on nii see Google kalender, mida me jagame enda siukseid üritusi või käimisi ja samas meil on kodus ka suur nagu sihuke tahvel seina peal, kus me nagu kirjutame ja siis vahepeal kumbki meist unustab midagi ära, siis me alati nagu teeme nalja, et kalendris pole kirjas, et siis ei saa minna või et siis ei tohi minna et kui kirjas ei ole. Kui kirjas ei ole, siis ei ole olemas, on ju? Jah. Väga lahe, aga ikkagi, et asjad ei juhtu niisama, on ju, et see suhe ja kõik, et seda ettevõtluse ja laste kõrvalt hoida, peab ikkagi, saan aru, väga seda planeerima. Ja kindlasti. Niisama ei juhtu, on ju, kuidagi ja. Spontaanselt, eriti väikeste lastega, on ju. Ja siis ma arvan, et me vahepeal just mingi, ma ei tea, aasta aega ei käinud, ma arvan niimoodi, et planeeritult kuskil, et eks ikka mingeid olukordi nagu tekkis vahepeal, et me saime kuskil käia. Aga nagu, et me planeeritult oleks nagu, et noh, ma ei tea, lähme homme õhtul välja või lähme reedel välja, siis nagu tegelikult ei olnud. Et lihtsalt ühel hetkel nagu otsustasime, et me peame nagu hakkama seda planeerima. Et siis see juhtub ja nüüd ongi nagu, ma arvan, et mingi, ma ei tea, 3 kuud, terve suve kindlasti oli see juba, et me 2 nädala tagant tegime ja nagu vahet ei ole, mis. Et isegi kui ei viitsi ja nii väsinud oleme, siis ikka läheme. et kunagi ei olnud, noh, alati oli see, et kui me juba läksime, siis oli väga tore ja nagu me olime väga rahul, et me läksime, aga lihtsalt see minek. Et kui võib-olla kalendrist poleks kirjas olnud ja me oleks üksteisele lubanud, et nagu me päriselt käime iga 2 nädala tagant, siis võib-olla ei oleks läinud. Väga inspireeriv, et tuleb ikkagi hoida ja väärtustada, aga kuidas sa endale aega leiad, et on ju, et sul on 3 last nii-öelda ja mees ja perepäevad ja date night'id, aga tihti ka naised põlevad läbi suurt tempot hoides ja ongi niisugune tunne, et küll ma saan, eriti Eesti naisel on ju,
et ma saan kõigega hakkama. Et mis sa ise tunned, et mis sa teed, et kuidas sa hinnast hoiad selle kõige keskel? No eks ma enda jätsin nagu väga pikalt unarusse, et üldse endale nagu mingit enda aega mul üldse ei olnud, nagu seda, et ma oleks saanud üksinda olla päriselt väga pikalt üldse ei olnud. Et kuna mõlemad lapsed tulid järjest ka ja siis oligi, et nagu mõlemat imetasin, siis see nagu oligi sihuke 3-aastane nagu protsess, kus mul nagu kogu aeg nagu keegi oli minuga kaasas. Ja noh, ma arvan, et samamoodi kevadel, nii nagu need date night'id tulid meil nagu kalendrisse, siis ma hakkasin ka nagu mingeid enda tegevusi mõtlema, sest ma tundsin lihtsalt, et võib-olla see oli põhjus ka selles kohviku alustamisega, et see 1 kuu lihtsalt oli nagu nii hull, nii nagu mulle selles suhtes, et ma nagu ei maganud ja ei söönud normaalselt, kui ka see, et ma ei tea, ma ei näinud lapsi piisavalt, ma ei näinud meest piisavalt, et nagu kogu see tasakaal elus läks nagu nii välja ja peale seda ma ilmselt nagu võib-olla natuke põlesin nagu läbi ja siis ma nagu hakkasin mõtlema, et nagu nii ei saa edasi minna, et ma pean nagu planeerima nagu neid hetki nii endale kui lastele kui mehega. Ja siis ma hakkasingi trennis jälle käima, et ma olen tegelikult nagu terve elu hästi palju trenni teinud, aga nagu kui lapsed tulid, siis see jäi nagu tahaplaanile, kuigi ma oleks isegi tahtnud minna, aga lihtsalt nagu, et kuskile me elame natuke linnast väljas ka ja siis nagu, et sõita linna trenni ja siis nagu tagasi ja trennis olla, siis on niisugune 2-tunnine protsess, et polnud nagu sellist aega, et kuskile nagu minna. Ja siis ma leidsin enda jaoks padeli. Et ma arvan, et see oligi nagu sihuke suur muutus, et ma leidsin nagu spordiala, mis mulle tõesti nagu väga meeldib ja ma saan, kuigi noh, ma ei ole seal üksinda, et ma lähen sõbrannadega või siis vahepeal käime Joeliga, aga see on ikkagi, ma võtan seda kui minu aega. Et ma saan nii-öelda oma mullist välja ja ma ei mõtle mitte midagi. Et ma arvan see, et tuleb nagu leida mingi selline endale südamelähedane asi, mida päriselt meeldib teha. Et ma mõnda aega nagu 2 lapse vahel nagu hakkasin jooksmas käima, aga mulle üldse ei meeldinud. Aga ma lihtsalt läksin nagu sellepärast, et seda ma sain nagu kodus teha ja meil oli see jooksukäru ja siis ma sain nagu lapse kaasa võtta, aga mulle üldse ei meeldinud ja siis nagu ma nagu nii sunniviisiliselt tegin seda, aga ma lihtsalt tahtsin nagu ennast liigutada. Aga nüüd ma lähen nagu väga rõõmsalt, et ma nagu ootan, ma võiks iga päev nagu padelis käia, et mul on nagu, tahan panna nagu kalendrisse seda, et mul on nüüd padel. Et see, ma arvan, muutis, et ma leidsin päriselt mingi sellise asja, mis mulle tõsiselt meeldib. Ülilahe, nagu Elina meil rääkis eelmises laivis, siis Reketi spordialad on väga-väga kasulikud. Tasub harrastada kuni kõrge vanuseni, siis püsib heas vormis nii füüsiliselt kui vaimselt. Nii et padel on väga hea valik vastavalt tema nõuannetele, sest üliäge. Ja tegelikult ongi, et kõigil on ju neid spordialasid, mis meeldivad, et vahest lihtsalt tuleb natukene vaadata ringi, on ju, et mis kõnetab, mis läheb. Aga lisaks sellele Google kalendrile, kas sul on veel mingeid aja juhtimise nippe või häkke või midagi, mis sa tunned, et sind tõesti aitab, et sa suudad siis nii-öelda kõige selle vahel edukalt laveerida? No ma arvangi, et see on nagu põhiline nüüd, et mingi aeg ma nagu või noh, ma väga pikalt üldse ei kasutanud mitte midagi, ma kirjutasingi endale erinevatele paberi otstele mingeid asju ja siis päeva jooksul kadusid kogu aeg ära ja siis ma ikka ei teadnud, mis ma tegema pean. Ja siis ma vahepeal hakkasin kasutama, siis mul vahepeal kuidagi kadus jälle see ära. Aga nüüd nagu ikkagi, noh, ma arvan samamoodi see terve suvi, et ikkagi see kohviku tegemine, see oli sihuke murdepunkt, kus ma sain aru, et kõike peab hakkama planeerima. Et siis nagu kõik asjad hakkasid juhtuma, aga ongi see Google kalender, see kodus olev suur kalender ja nagu mingid nagu regulaarsed asjad, et meil on nagu lapsehoidja, kes käib meil abis ja nagu meil ongi temaga mingid kindlad päevad või noh, kindlad õhtud, et ta käibki mõnel õhtul meil abis, et siis need on nagu ette planeeritud.
ja sama näiteks meil käib koristaja abis, siis temaga on nagu ka, me ei kirjuta nagu üle mingeid asju, et meil on temaga kindlalt kokku lepitud päev ja aeg ja nagu ma ei pea nagu suhtlema temaga, ma ei pea küsima, kas sa ikka tuled või mingeid asju, et mingid asjad nagu lihtsustatud või ongi näiteks, meil on pühapäeviti perekoosolekud, kus me siis nagu istume maha ja siis räägime nii-öelda, mis eelmine nädal juhtus. Et mul Joel on ka hästi selline planeerimise inimene ja tema nagu välja mõeldud on see. Ja siis ta küsibki seal või noh, küsime üksteiselt siis, et mis olid mingid nädala tipphetked ja mida oleks võinud paremini teha ja siis samamoodi anname nagu üksteisele tagasisidet. Et see on meil niisugune pühapäevane traditsioon, mis meil on tegelikult päris pikalt olnud juba ja see toimib nagu päris hästi, et me saame sellise hea ülevaate üksteise nädalast ja samamoodi planeerime ka uue nädala ära. Et kui lapsed on, siis minu arust on ikkagi nii tähtis, et nagu omavahel oleks need asjad nagu nii läbi räägitud, et ei tule mingid üllatused, et kolmapäeva õhtul, et neljapäeval kumbagi pole kodus ja kes see lapsi vaatab. et me räägime nagu need asjad alati hästi läbi ja noh, ongi, vanemad on hästi palju abis nädalavahetustel, et siis neid asju me samamoodi planeerime, et kui üldiselt ei tule nii, et nagu nad reede õhtul mõtlevad vanemad, et tuleme külla, et me oleme ikkagi mingid asjad nagu varem ära planeerinud, ehk siis ikkagi see kõikide asjade varem planeerimine. Et kui mingid asjad ikka nagu ei planeeri, siis on täielik kaos. Ma nagu ikka vahepeal tuleb nagu mingeid asju ette ja siis ma tunnen lihtsalt, et käib nagu üle jõu ja täiesti üle pea. Nagu öeldakse, et if you fail to plan, you plan to fail, on ju. Ja. Ja see on nii tore minu arust, et teil on siis selline pühapäevane arenguvestlus ka iga nädal. Ja seda võibki nimetada arenguvestluseks, sest meil on ikkagi seal sellised küsimused üksteisele ja me üritame nagu lapsi ka sinna juba kaasata ja nagu küsida neilt mingeid asju ja noh, Joel on hästi selline, ta on enamus oma elust nagu pidanud tänulikkuse päevikut ja siis nüüd on nagu see tänulikkuse päevik võib-olla asendunudki selle perekoosolekuga rohkem, et me nagu seal ka nagu nii-öelda avaldame üksteisele tänu, et selle nädala eest või nende tegevuste eest, mis me siis tegime. Nii äge mõte, et siis tegelikult esiteks kõik inimesed ju nii väga tahavad see tähelepanu ja tänu ja tihti vist mingid uuringud näitavad, et alati suhtes mõlemad pooled tunnevad, et nemad annavad rohkem. Et naised alati tunnevad, et nemad annavad rohkem ja mehed alati tunnevad, et nemad annavad rohkem. Ehk siis selle asemel, et kõik on nagu rahulolematud ja tunnevad, et mina teen palju rohkem kui sina, lihtsalt pöörata see ringi ja kogu aeg leida neid asju, mille eest öelda aitäh teisele poolele. Et aitäh, et sa viisid lapse sinna, aitäh, et sa mingi söögi tõid poest. Väikseid asju märgata ja tunnustada. Et tegelikult ma arvan, et seda ei saa kunagi nagu liiga palju olla. Ja seal pühapäeval on samas ka see näiteks, et me planeerime terve nädala toidud ära. Me kirjutamegi kalendrisse, mis me nagu iga päev süüa teeme, sest nagu kui me ei kirjuta, siis me teeme pelmeene. Sest nagu me ei suuda nagu niimoodi välja mõelda, et me tuleme koju ja siis nii, mis me nüüd tegema hakkame. Et me nagu tellimegi nädala toidu ära, me planeerime kõik nädala toidud ära ja paneme isegi nagu kalendrisse, et kes teeb sellel õhtul. Et noh, ma ütlen, et meil on nagu see kõik asjad. Muidu meil, kui me planeerime, vahepeal oleme nagu toidud, me tellime toidud ära, aga me ei pane kirja, mis me teeme nendest. Siis me lihtsalt oleme seal hunniku mingi lihade ja asjadega, et mida me teeme nendest. Et pigem on nagu jah, mõistlik nagu võtta see üks õhtu, kus nagu kõik asjad ära planeerida, siis on nagu terve nädal lihtsam. Väga lahe, et ühesõnaga te planeerite ära siis graafik on ju, kes kus lastega toimetab, siis te räägite nagu siis on ülevaade nagu eelmisest nädalast, mis hästi läks, mida paremini ja siis planeerite ära kõik toidu ja oma date night'id ja kõik asjad on ju. Siis kaua teil see koosolek tavaliselt siis aega võtab, ma huvi pärast Tegelikult ei võta nagu, meil on juba siuke mahaistumise aeg on siuke võib-olla pool tundi
aga noh, ongi see võib-olla juba see terve pühapäev on nagu sellise nagu tundega, et me lihtsalt räägime nagu mingeid asju võib-olla läbi, aga sihuke, et me täitsa teeme seda kalendrit, noh, kustutame kõik eelmise ära ja siis kirjutame kõik asjad ja võtame kalendrid ette ja kõik kirjutavad, et ma ei tea, mis õhtusöögid või peod või mis asjad ka on, et kõik paneme sinna ära ja et noh, eks kuu lõpus on kindlasti nagu natuke kauem kestab see, sest siis me nagu tervet kuud teeme, aga nagu iga nädal on nagu vähem. Eks toidud on üsna samad ka juba, et väga uusi ideid ei tule. Ülilahe, sest see kandub ju lastele üle ja nad kõrvalt näevad ja võtavad üle ja õpivad siis sellega oma aega planeerima. Ja see on just tore, et teete seda perega, mitte nii, et okei, lapsed paneme kuskile ära, elimineerime ja siis arutame, vaid kui nemad on kaasatud, siis nad kõiki neid oskuseid omandavad eluks. Ülilahe. Aeg läheb nii kiiresti, Kristi, uskumatu. Läheb jah, ma vaatasin. Et mul on veel paar küsimust, mis ma tahaks kindlasti ära küsida. Ja esimene on see, et mis on olnud sinu suurim õppetund või parim nõuanne, mida sa oled siis saanud seoses ettevõtluse ja emaduse ühildamisega? Kuidas see kaks kokku panna? Noh, õppetundide juures on kindlasti see usalduse teema, et usalda ka kontrolli. Ja samas see, et nagu ei tohi alla anda, et aga noh, see ongi ainult siis nagu, kui sa päriselt tahad nagu teha, kui see on nagu sinu unistus, et ma arvan, et kui ma teeks nagu mingit sellist ettevõtlust, millesse ma nagu võib-olla ei pane enda südant, vaid panengi võib-olla mingi aju ja mingid teadmised ja lihtsalt nagu teen seda sellepärast, et nagu raha teenida ja siis võib-olla ma nagu teistmoodi tunneks hästi suurt nagu kurbust, et ma nagu ei ole lastega, et kuidagi, kui ma praegu nagu teen seda, siis ma nagu ei tunne seda, et ma oleks halb ema, et teisel juhul võib-olla ma tunneks ja siis ongi mega raske teha. Et võib-olla tõesti lihtsalt nagu, kui millegagi nagu alustada, siis mõelda, kas see päriselt on nagu see südameasi, millega nagu tahaks terve elu tegeleda ja kas see on nagu väärt seda, et näiteks saab vähem nagu lastega olla, vähem nagu mehega olla. Ülilahe, et nii-öelda, kas see kirg on seal ja kui see kirg on seal, siis tegelikult see mom's guilt on oluliselt väiksem, on ju? Ja just. Väga äge. Millised ressursid, kas siis raamatud või kursused on sinu jaoks olnud sellised kõige tähendusrikkamad või elumuutvamad, mis põhimõtteid oled kasutanud ja mis sa tunned, et no, raamatuid ma ka nagu päris palju olen lugenud nagu ettevõtluse ja üldse nagu enesearengu teemadel, aga ikkagi see, mis selle protsessi juures kõige rohkem on aidanud, oled ikkagi sina et ilma nagu selleta, et või ilma sinuta nagu ma ei oleks nagu siin praegu ilmselt selles hetkes ka, et nagu ja nii vaimselt ka nagu valmis kõigeks selleks, mis tuleb. Et ma olen ikka väga palju nagu selle aasta jooksul arenenud ja samamoodi nagu Joel ja pere, et ma arvan, et see võrgustik on nagu see, et ma nagu arenen kõige rohkem, et nii nagu sina nagu kuidagi push'id mind, siis samamoodi nagu kodus Joel tõukab mind. Et noh, tänu sinule meil on nagu nii-öelda rohkem Joeliga seda, kus me ei pea nagu tööasju rääkima, et ma saan nagu sinult nagu häid nõuandeid ja abi ja rääkida, kui on mingeid probleeme, et muidu oli see, et ma nagu iga asjaga läksin Joeli juurde, kuna tal on ka nagu väga suur ettevõtluse kogemus ja juhtimiskogemus, et siis ma kogu aeg nagu nii-öelda tahtsin, et tema mind aitaks ja nagu suunaks, et nüüd ma kuidagi olen nagu temalt selle kohustuse ära saanud, aga ikka ta väga palju toetab ja aitab. Aitäh, väga armas, kuigi ma arvan, et sa oleksid täpselt sama badass woman ikkagi ja tegija. Aga aitäh sulle. Ja see on hästi oluline, et inimesed, kes me ümber on. Ma olen täiesti nõus, et tegelikult. Ja ma olengi nagu aru saanud, et see on tegelikult kõige olulisem, et saab ilma nendeta, aga lihtsalt nagu palju raskem on.
et kui noh, Joel oleks näiteks iseloomult täiesti teistsugune inimene, et ma ei tea, tahakski töötada 9-5 ja pärast 5 nagu nii-öelda arvuti kinni ja mitte midagi ei tee enam ja ei mõtle mitte midagi, et siis oleks hästi keeruline. Et kuna ikka nagu õhtuti vahest tuleb arvuti välja võtta või mingeid tööasju arutada, et kui noh, kõrval ei ole sellist inimene, kes nagu mõistaks seda, siis on ülikeeruline. Sest algul oli meil see, et noh, Joel, kui me Joeliga tuttavaks saime, siis ta tegi kogu aeg õhtuti tööd. Noh, mina ei tegelenud siis veel ettevõtlusega ja siis ma olin kogu aeg nagu tappi, et pane juba see arvuti ära, et nagu oleme koos ka, et mul oli kogu aeg, et ta tegi hästi palju tööd nagu õhtuti ka. Et noh, peale lapsi see nagu muutus paremaks, aga nüüd me oleme nagu tihti mõlemad arvutis, aga nagu see on okei, me oleme kuidagi, me samal ajal räägime mingeid päevaasju ja me oleme nagu leppinud sellega, et see on nagu meie elustiil ja me ei tunne kuidagi, et meil ei ole ühist aega. Et me planeerimegi selliseid mitte arvutiga aegu ka. Ma just tahtsin öelda, et teil lihtsalt on see väga hästi tasakaalustatud, et kui võib minna täiesti äärmusesse, et kui inimene, ma kujutan ette, et kui paarid ongi ja me olime samasugused enne lapsi, me olime kogu aeg olime arvutis, nagu tegime tööd, et lapsed on see väga hea distsipliin, töönarkomaan. Ja. Aga just see, et kuna teil on nii hästi paigas tasakaal, et teil on need regulaarsed date night'id, perepäevad ja lapsed on igal võimalusel kaasatud kõigesse, siis ma arvan, et see ongi väga mõnus balanss. Ülilahe. Ja viimane küsimus Kristile on see, et mis on 3 soovitust, mis sa siis annad nendele emadele, kes üritavad tasakaalustada enda seda pereelu ja ettevõtlust, et mis on 3 asja, millele väga peaks tähelepanu pöörama? Võib-olla number 1 on see, et nagu abi vastu võtta ja abi küsida, et see on nagu täiesti okei ja nagu peabki. Et või noh, samamoodi näiteks, et elukaaselt või mehelt, et nagu, et jagadagi seda vastutust, et see ei ole nagu ainult emade kohustus lapsi kasvatada, et see on nagu ühine vastutus, et just see laste kasvatamisel nagu mingid piirid seada nagu enda jaoks ja nagu koos perega ja samamoodi võttagi nagu abi, et tegelikult nagu kui tahtagi minna nagu mehega kahekesi välja, siis nagu ma ei tea, kasvõi sõbrannad või keegi, kõik on tegelikult valmis lapsi vaatama, et mulle ülitihti nagu sõbrannad kirjutavad, et nagu tahaks meisid näha või tahaks nagu, et ma vahepeal olen ka nagu sõbrannadele lihtsalt viinud lapsi, sest nad nii hullult tahavad nagu, et just need, kellel ei ole lapsi, et siis neil on nagu vahepeal hea, et hoiavad paar tundi, et just see abi küsimine minu jaoks nagu tuli see ka üliraskelt, et ma kuidagi ei tahtnud lapsehoidjat võtta ja ei tahtnud nagu väga vanematele jätta, et nagu ei tahtnud tüli teha. Et nüüd ma nagu rahuliku südamega võtan nii-öelda seda enda aega ka. Ja siis kindlasti see usaldamine, et nagu ma arvan, see kehtib nagu kõigis nagu valdkondades, ükskõik mis nagu ettevõtlus teha, et igal juhul on nagu mingi kontakt teiste inimestega ja kas siis töötajad, äripartnerid, mis iganes, et nagu kuidagi seda kontrollida ja saada päriselt aru nagu, et keda sa tahad sinna tiimi ja kontrollida ja siis nagu alles usaldada nii-öelda. Et see kindlasti ja siis mõtlen, mis veel võiks olla. No siis ikkagi see planeerimine, et usaldaga kontrolli, planeeri ette kas või kuu aega kõike ja siis seda, et küsida abi, et üksi on raske. Ilohe. No nii äge vestlus, et mina sain küll mega palju inspiratsiooni juurde ja kuigi mulle tundub, et me päris palju räägime ikkagi väga palju nüansse, mida ma ka ei teadnud veel sinu kohta ja mulle just eriti meeldis ühised planeerimised ja kuidas need detailid on paigas. Et mega lahe ja nii siis lõpuks jõuabki sinna, et tekib see hetk, et mõtled, et nii, kõik ongi tehtud, saabki arvuti kinni panna, minna lihtsalt jalutama või midagi teha sellist.
et jah, aga mul ongi see üliraske. Et ma ei suuda nagu, noh, praegu ka, kui mul tekib see hetk, kus ma nagu võib-olla mingid saad enda asjad tehtud päeva jooksul, noh, mul mingi miljon uut äriideed tekib lihtsalt nagu nädalas, et võiks seda teha veel nagu sinna juurde seda, et hästi palju kuidagi see pea töötab kogu aeg, et ei suuda nagu välja lülitada. aga samas ma nagu ei tunne ka, et ma peaks, mulle nagu meeldib olla seal, et mul on hästi palju teha. et ju siis ma olen lihtsalt selline, et pean nagu tegema hästi palju asju. et siis ma nagu naudin. ja see on muidugi äge häälestus ka. Mulle meeldibki, kui mul on palju teha, et siis on mõnus, kui mul on palju teha versus, et mul on nii palju teha ja see on nii väsitav. Et tegelikult jällegi, et kuidas sina oled ennast nii-öelda ära tinistanud, et sulle hullult sa naudid seda, kui sul ongi palju asju teha kogu aeg ja see teeb kindlasti hästi palju lihtsamaks. ja no ongi näiteks selle toitlustuses, ma tunnengi, et tegelikult ma isegi kuskil reisil olles või kuskil ma teen kogu aeg tööd, ma lähen kuskile nagu välja sööma, kasvõi noh, siin Tartus, siis ma nagu jälgin nagu teenindajaid, ma jälgin menüüd, ma analüüsin mingeid toite, mida ise nagu teeks teistmoodi, et nagu ma nagu tunnengi, et ma ei saagi enam välja lülitada seda, sest see lihtsalt nagu ongi nüüd nagu sihuke elustiil, et see käib minuga lihtsalt kaasas kogu aeg ja tegelikult see on kihvt. ja nii lahe ja see ongi see suhtumine, aga see ongi äge, see ongi mõnus, on ju. et ülitore, aitäh sulle, Kristi, et sa leidsid aega meie jaoks ja jagasid oma neid suuri saavutusi ja võite ja täiesti, mul on küll selline tunne, et täiesti müts maha, et jälgida kõrvalt, kuidas seda kõike teed oma pisikeste kõrvalt ja sellise tõesti kergusega ja mõnuga ja isegi kui on palju teha, siis täpselt, aga nii ongi äge. Mulle meeldibki, kui mul on palju teha, et ülilahe ja kes ei ole veel Melekohvikusse jõudnud, siis ma kindlasti väga soovitan, et tasub Tallinnast ka Tartusse sõita selle nimel, et ülimõnus elamus. et tõesti lihtsalt kõigepealt tuleb see nauding, et sa vaatad, kui ilus see toit on ja siis tuleb see maitseelamus sinna järgi. et ülitore. Nii et aitäh, Kristi, et sa tegid sellise asja ära, et sa lõid sellise uue mõnusa koha siia Tartusse, kus kõigil on väga-väga hea olla. aitäh sulle ka. Uusi saavutusi ootama, mis sul kogu aeg peas keerlevad, on ju. Need järgmised restoranid ja kohvikud ja frantsiisid ja ma ei tea, mis kõik veel seal tulemas on. et ülilahe ja aitäh kõigile, kes leidsid aega tulla laivi. nii et te olete kõik väga inspireerivad, et jõudumööda siis kutsume teid kõiki siia rääkima. vot, aga tänaseks ütleme tšau kõigile ja siis näeme Melekohvikus. ja. tšau.